Ja ülesannete liigid, mida me siis pakume, on näiteks sõnavara analüüs. Kui teil on õpikud käes, vaadake lehekülge 14. Vaatan ise ka. Nii, ehk siis milliseid keelendeid kasutatakse ja milliseid sidusliikmeid kasutatakse. Nii väike kauba näide. Või siis leheküljel 18 töö sõnavara analüüsimiseks. Nii, leidsite? Ja nii edasi. Siis võimalusi tekstitüübist lähtuvad, kas siis jutustada, kirjeldada või argumenteerida. Näiteks leheküljel 34-35. Nii, siis võimalusi väidelda, korraldada avalik diskussioon, leheküljel 56. Ja et oleks siis kasutatud ka teksti teistsugused võimalused kui sõnalised, siis ka kuulamisülesanded ja filmivaatamisülesanded ja loomulikult siis info otsingu ülesanded. Nii, nüüd selle peale võib tekkida küsimus, et kuidas sellega hakkama saada, kui seal on korralda diskussioonisaade, kutsu stuudiosse erinevad osapooled, enne tutvu ja mõtle, milline võiks olla selle osapoole seisukoht, siis mina olen teinud neid asju pikema projekti tööna, ehk siis leppinud kokku projekti tähtaja, projekti puhul vahearuanded, tööülesannete konkreetne jagamine. Minu rühmas on Mari Volli, Kalle ja Ivar. Ivar teeb seda, Mari teeb seda, Kalle teeb seda, tähtaeg on selline ja jaganud siis, määranud ka selle projekti eest konkreetselt rühma vastutaja. Ja nüüd siis edasi olen juba käitunud väga isekalt, ehk siis olengi leppinud kokku tähtaja ja siis ei ole väga muret tundnud, kuidas nad selleks tähtajaks valmis saavad, ehk siis ma ei ole andnud oma ainetunde selleks, et nad saaksid rühmatöös väga koos olla ja ajurünnakut korraldada ja nii edasi. Ja miks nimetan? Sellepärast, et kunagi aasta tagasi liitusin Tiigrihüppe programmiga, mis võimaldab katsetada nõnda nimetatud innovaatilisi õpetamisstrateegiaid. Ja selline tänavaküsitluse läbiviimine ja raadiosaate koostamine oli üks esimesi projekte ja siis ma panin väga palju ainetunde sellega kinni, alates sellest, et siis arvutiklassis ühiselt monteeriti ja kõike tehti ja tegelikult see ajakulu oli tohutult suur. Hiljem olen teinud juba niimoodi, et projektis on üks tehniline vastutaja ja siis juba info haridustehnoloogi juures, kas siis käib kogu rühm mingit programmi õppimas või konkreetselt see tehniline vastutaja läheb haridustehnoloogi juurde juhul, kui vajab abi, et siis tehakse koostööd. Ning nagu sellisel kujul, et nad teevad hiljem projekti aruande, kuidas olid ülesanded jagatud, mida nad sellest projektist õppisid ja sealt tuleb välja, et nad suurepäraselt on tööle hakanud ja kui ülesanded on jagatud ja kuupäevad on ka paigas, siis nad tegelikult juhul, kui keegi midagi tee õigeks ajaks, siis ise juba karistavad vastastikku. Et selle võrra nagu õpetaja koormus on vähenenud ja nagu iseenesest hakkab asi toimima. Nii, ja õpilased on siis öelnud, et sellised tööd on olnud nende jaoks huvitav vaheldus ja et nad on olnud kaasatud, nende vastutus on sellega tõusnud, nad on rakendanud uusi
vahendeid ning kasutanud tehnoloogiat, iPad, mobiiltelefone. Mobiiltelefone on nad õppetöös selle meediakursuse raames, selle katsetamise raames just palju kasutanud, sest väga palju asjad saab tänapäeval mobiiltelefoniga korda ajada, ei ole tarvis enam ekstra vedada kaamerat kaasa. Et sõltub siis sellest, missuguse kvaliteediga salvestist on tarvis saada. Ja siis ma olen teinud niimoodi, et nad põhimõtteliselt vastastikku vahetavad oma grupitöid ja nii-öelda eelretsenseerimine, teine grupp nagu retsenseerib, annab soovitusi, parandusettepanekuid ja lõplik hinne tuleb nüüd siis sellest, kas need parandusi on enne klassiga esitlemist arvesse võetud. Nii. Ja nüüd siis ülesannete liikidest oleme rääkinud. Ja loomulikult need kõik oskused, mis siis arenevad, kindlasti koostööoskus, suhtlusoskus, esinemisoskus, meediakirjaoskusoskus, enesevalitsusoskus, veebipõhise info otsimine ja seda jada võib pikalt veel jätkata. Ja see oleks minu kõik. Teil on selle kohta küsimusi, siis paar küsimusi kui mõtlete. Missugused projekte näiteks olete teinud? Milliseid projekte ma olen teinud? Välitluse läbiviimine, diskussioonisaate korraldamine oli projekti vormis. Ehk siis teemaks oli meil kõrghariduse rahastamine. Ise nad uurisid meediavajastusi, missugused osapooled olid sellesse diskussiooni kaasatud, missugused võid olla nende eesmärgid. Ja nüüd selle koha pealt natukene loomulikult nad pakkusid, nad väga armastavad nii-öelda rollimänge, nad lähevad sellesse situatsiooni ja kui on tööandjate keskliit, siis seal Taavi Veskimägi on kohe esindatud ja nii edasi, et see on nagu see koht, mida nüüd tulevikus natuke ma pean lihtsalt juba ette ütlema, et maha võtta, muidu nad lähevad väga oma rollimängudesse. Ja oli kokku lepitud, mis ajal ja oli siis nii kõik ka saatejuht, moderaator, edasi juba saatekülalised, kes olid vastavalt saate teemale kutsutud, et tekiks ka konflikt selles saates ja koolitunde kulus 2 tükki. Ehk siis 2 koolitunni jooksul tõepoolest toimus siis selle saate lindistus, 45 minutiga nagu ei saanud hakkama, läks üle aja ja oligi kõike. Siis raadiosaate tegemine, siis ajakirja koostamine ja nii edasi, aga nendest me saame rääkida veel selles viimases plokis. Palun. Aga see on klassis on 35 õpilast, kuidas 2 tundi? Kas kogu klass oli üks? Kogu klass oli haaratud, aga nad olid jagunenud rühmadeks, kes oli üliõpilaste liidu esindaja, kes oli tööandjate esindaja ja nii edasi ja selle keele grupi pealt välja vaid, see oli nende otsustada, kes hakkab nende gruppi nagu esindama selles. Et põhimõtteliselt selle projektiga olid kõik 35 inimest olid kaasad? Jah, kõik. Ja tegi kohta, et võib viilida keegi või? Ei tekkinud. Mõtlesin väiksemad projektidega, aga siis kulub kindlasti ka tüüda. Ei tekkinud. Meil on nüüd